Me oleme Jaani juures köögis, ta oli nii lahke, et on nõus tutvustama meile ühte oma meelepärasemat toitu, mis me täna teeme ja mis see on, kas see on su lemmiktoit või see on lihtsalt midagi, mida sa aeg-ajalt teed? No mul ei ole ühtki päris lemmiktoitu, aga see on kahtlemata üks lemmikuid. See ei ole ka selline toit, mida ma kogu aeg tahaks süüa, aga mõnikord on just sellise toidu isu, et see on hästi lihtne, see on siis, seda võib nimetada tonniks, see on võimaliselt riis, kuhu võib mingeid asju peale panna. Aga point on selles, et see riis peab olema väga hästi tehtud ja kõik muud asjad peavad ka head olema. Et see on mingi hästi lihtne asi. Samas siit saab ju kaloreid, riis, avokaadod, natukene õli, rohelisi ja ilmselt siis selle lisame ka sisse, on ju? Seda ma panen ka natuke peale. See on üks mu lemmikuid, ma söön seda niisama. Nii, aga mis me teeme? Alustame riisist siis. Et ma olen siin natuke eeltööd juba ära teinud sellega, et kiiremini läheks, aga kõige tähtsam on kõigepealt mõõta õige kogus riisi. Tähendab, et selleks, et panna peale õige kogus vett, pead sa teadma, kui palju sul on siin riisi. Mina teen seda näiteks klaasiga ja võtan klaasitäie riisi. Selle riisi tegemisega, see siin on sushi riis, aga sama retsept kehtib ka basmati riisi kohta. See kogus on selline, et 100% riisi ja 120% vett. Kui seda pesta, siis ta jääb palju selgem ja tuleb pesta siis nii kaua, kuni see vesi siin potis täitsa selgeks muutub. Või no enam-vähem selgeks vähemalt. Ja siis üks samm, mille ma juba ennem ära tegin, on see, et nüüd peaks laskma riisil külmas vees 10 minutit seista või siis, kui on rohkem aega, siis sõela peal nõrguda tund aega. Kui ma Hiinas käisin, siis Hiinas ka Hiina inimesed väga nagu avaldasid imestust selle üle, kuidas osad eurooplased riisi keedavad. Nad rääkisid, et kõige hullem asi, mis saab teha, on see, et sa keedad riisi vees ja siis vett jääb üle ja sa kallad osa vett ära lihtsalt. Aga et ei ole nii, et alati mis iganes riisi sa teed, see vesi peab täpselt niimoodi ära keema, keeb sinna riisi sisse ja midagi ära kallama ei pea. Külma vee peab panema, et kindlasti ei maksa riisi panna keevasse vette. Nii. Mis siis saab, kui paned keevasse vette? Riis küpseb väljaspoolt rutem ära kui seest, nii et võib olla, et väljast on nagu justkui pehme, aga seest on ikka mingi kõva krõmps veel olemas. Nüüd ma panen niimoodi, et ma panen ta kõva tule peale nii kauaks, kuni ta läheb korralikult keema. Sellega läheb tavaliselt aega mingi 2 minutit umbes. Ja kui ta on korralikult keema läinud, siis ma panen ta hästi väikse tule peale ja keedan 10 minutit. Ja peale seda, kui on keedetud, peab laskma tal veel seista 10 minutit, et ta nagu lõplikult ära valmiks. Hästi oluline on ka see, et mingil juhul ei tohi poti kaant ära tõsta keetmisaeg poti pealt. Sest temperatuur muutub? Sest vett aurab natuke ära, aga näed, nüüd läks riis keema. Nii, ja nüüd tuleb ta väikse tule peal panna. Meil on siin gaasipliit, et selleks, et saada korralikult väikest tuld, ma pean tegema sellise väikse nipi, et muidu on see tuli liiga tugev, et tuleb nende vaikselt nüüd. Ja nüüd 10 minutit podiseb siin siis, jah? 10 minutit, jah. Või siis kuni kõik vesi on ära imbunud. See, mis meil idamaadest tuleb, nende usk on selline väga kihvt ja spirituaalne, et kuidas see nagu sinu elus koha on leidnud? No minu jaoks nii-öelda selline küsimus, et sellest, et mis on nagu seal, mille kohta me midagi ei tea, need küsimused on väga tähtsad, aga ühtegi konkreetset nagu usundit ma ei järgi. Kas sa käid ka mõnikord sellises mingites oma eripaikades kuidagi loodust kuulamas või mediteerimas? Ja, ma käin hästi palju looduses. Eriti mulle meeldib käia seal, kus ei ole teesid. Ma just hiljuti sain aru, et maantee minu jaoks ei ole vabaduse sümbol. Uitasin niimoodi metsa all ringi, teed ei olnud ja siis ma tundsin ennast vabana. Mu mõte töötas kuidagi hästi mõnusasti ja mingisugused tarkused hakkasid nagu tulema. Aga siis ma kuidagi poolkogemata järsku sattusin maantee peale ja see oli selline sirge asfalttee, läks otse edasi ja siis ma kohe tundsin, et ma olen nagu lõksus. Etteantud suund. Jah, et etteantud suund ja et nüüd mu mõte ei tööta enam niimoodi, nagu ta ennem töötas seal ilma rajata uidates. Eks mul muusikas on nagu sama teema, et ma ei taha mingit etteantud nagu rada käia, vaid ma tahan ise oma radasid avastada. Võib-olla see ei ole väga mõistlik, võib-olla ma 10 aasta pärast muudan oma meelt, kes teab. Kes teab, võib-olla sa oled ka Prana toidu peal, nagu meil teine saatekülaline Kaljupaldis, kes ütles, et ta on selle ära proovinud ja... Ja, sa oled mõelnud selle peale? Ma olen mõelnud küll, aga ma olen nii palju mõelnud, et mind see eriti ei huvita. Mind üldse nagu selline mainstream esoteerika ei huvita. Mis see mainstream esoteerika on? No, siis kristallid ja... Kristallid üldse ei huvita mind
ja korallivesi ei huvita mind ja homopaatia ei huvita mind. Aga taimed kindlasti huvitavad sind ilmselt? Mulle meeldivad taimeteed mulle meeldivad, jah. Aga see on nagu veidi teistsugune teema, et taimedega on nagu mingisugune, neil on ikkagi füüsiline mõju, on ju, et seal ei saa vaielda, et kas see mõju on olemas või ei ole, on ju. See on nii huvitav, et sinu selline kuvand väljapoole on siuke hipilik ja et teed oma mussi ja võib-olla isegi võiks küll seostada pärimusmuusikaga, aga ainult piisab sinuga rääkimisest, kui juba tuleb välja, et sul on nagu hästi tugev siuke matemaatiline loogika või siuke süsteemsus kõikide asjade taga, mis sul on, see on nii põnev. Jaoks teadus on nagu kõikidest mõttevooludest kõige usaldusväärsem. Pendlit oled proovinud? Olen proovinud, jah. Töötab sul? Kasutad? Ei ma arvan, et pendel on nagu mündi viskamine, et ta aitab sul aru saada, mis sa ise mõtled. Teeme selle avokaado asja ära nii kaua, kui need riis sul seisab. Ma teen niimoodi, et ma lõikan siit ümbert nagu lahti. Ma enamasti teen niimoodi, et ma lõikan nagu noaga triibud läbi, aga see on väga hea, see tundub väga mugav. Kindlasti tuleb ära siit küljest. See on hea. Aga tee sina, kuidas sina teed? Ma jätan selle meelde, kuidas sa tegid. Ma tavaliselt teen niimoodi, et niimoodi, siis teen niimoodi, et kohe oleks nagu sellised käepärased tükid olemas ja siis ma enamasti kasutan lusika abi, et ta siit niimoodi kenasti. Põhimõtteliselt sama meetod lihtsalt, et mida sa ennem teed, okei. Siia riisile ma panen nüüd juurde ka seda riisiveini jäädikat natukene. Ja mis see teeb? Teeb ta maitsvamaks. Ja muidu seda ma enne muistasin öelda, et soola ei maksa panna siia, et siis saab rohkem sojakastet panna, muidu läheb liiga soolaseks, aga sojakaste on maitsev. Ja siis ma sellise pehme asjaga natukene niimoodi voltisin läbi selle riisi. See lõhnab nii hästi. Hea asi on see, siin on segu wasaabi ja seesamiseemnetest. Võib lihtsalt seesamiseemnet panna peale. Kergelt vürtsikas. Ja, see edes. Ja siis kõrvitsaõli mulle meeldib panna ja siis sojakastet. Kindlasti ärge kasutage seda mingit mushroom soid või mingit dark soy nimelist asja, Mis see on siis? Vaid ikka mingit heledamat sojat. Mind jääb kummitama, see lõhn on nii tuttav. Mingisuguse tuulehaugi lõhnaga. Tuli meelde, kas ma Saaremaal sain tuulehaugi suitsutatud. Siis hästi hea on, kui saab pulkadega süüa. Ja. Kuule, jumalast hea, ma arvan, et see on hästi hea toit, mida lastele võiks teha. Sul lapsed armastavad siukest toitu. Muidugi mõtled sushi riisi pealest on siuke kleepuv käntsakas, aga siin on selline pisikeste tükkidega lihtsalt pehme riis. No kui ta hästi on tehtud, siis ta ei ole kleepuv käntsakas. Aitäh, sul hea on. Mul oli ka hea meel, et ma ei ole kunagi varem ju oma toidu teadmisi kellelegi jaganud niimoodi suuremal skaalal. Aitäh vaatamast tänast saadet. Kõik info, mis me oleme täna rääkinud ja võib-olla ägedat mussi veel Jaani poolt ka. Ta lupas meil jagada mingeid oma põnevaid teoseid, on Facebookis Ela hästi TTV. Kohtume juba järgmine nädal, seniks ela hästi!